Nii, tere! Olen Triinu ja teen siia täna väikse laivi selle kohta, kuidas siis maailm peegeldab sulle sinu enda teemasid. Kui mina varasemalt ei saanud sellest mängust, mis maailmas toimub, minu ja maailma vahel, ma ei saanud sellest varasemalt absoluutselt aru. Nii et ja see tähendas seda kohta, et kui ma 33 olin ja sain juba esimesed ärevuse sümptomid, siis ma võin teile tunnistada, et ma ei osanud aru saada, mis toimub energeetikas minus. Sest ma ei saanud aru, sest maailm peegeldas mulle kogu aeg neid asju. Kogu aeg peegeldas. Ja mina ei saanud aru. Ja täna on inimesed, kes tegelikult samamoodi on sellest pimedusest nii kaua, kui toimub murdumine. Kui sinu elus toimub murdumine, siis see tähendab seda, et sa tunned enam, sa tunned, et sa ei saa enam voodist ülesse ja sa kukud tegelikult väga suurde ohvrirolli, sest sa ei ole varasemalt aru saanud, mida keha sulle näitab, mida universum sulle näitab. Sa oled kõike neid eiranud ja täna võid sa olla selles kohas, kus sa võid süüdistada oma eluraskustes keda iganes, riiki, ühiskonda, raha, vanemaid, sa võid olla selles ohvrimängudes. Selleks, et sa sellest nagu aru saaksid ja läbi näeksid, ongi see pool, mida ma täna tahan sulle jagada, et kui sa oled läbi teinud selle murdumise, siis on number 1 asi, et sa ei läheks sinna ohvrirolli ja ei hakkaks süüdistama ei tööd, ega raha, ega vanemaid, ega ühiskonda, vaid sa võtaksid vastutuse iseenda elu eest iseenda kätte ja hakkaksid vaatama, mis toimub sinu sees. Sellepärast, et selles kohas, kus sa täna võid olla, ei ole süüdi mitte keegi. Mitte keegi. Vaid see on elumäng sinuga, mille sa oled kokku leppinud hinge tasandil. Ja kuna sa ei ole varasemalt aru saanud, kogu maailm on sulle peegeldanud ja sa ei ole varasemalt mitte midagi aru saanud, siis mis saab siis olla muud kui väga raske koht, millele otsa vaadata. See on ainuke viis, kuidas universum sinuga suhtleb, et sa vaataksid endasse. Vaataksid endasse ja muudaksid ära need mustrid, millega sa ringi jooksed. Ja kui elu peegeldab sulle kogu aeg mingisuguseid asju, elu peegeldab sulle iga sekund, nüüd on see pool, kas sa saad aru või sa ei saa mitte midagi aru. Nii et kannatusse me viime iseennast, sellepärast, et me ei ole teadlikud. Me reaalselt ei ole teadlikud. Me elame täpselt nii, nagu me oskame, nii nagu meie esivanemad oskasid, aga teadlik inimene elab hoopis teistmoodi. Täna olen mina selles teadlikus kohas ja see tähendab seda, et ma saan kohe aru, mis minu energias toimub. Kui tulevad mingisugused triggerid, mingid plahvatused, ma saan kohe aru. Mul on neid täna ka lihtne aru saada, sest ma olen endaga nii palju tööd teinud ja ma saan aru, mida keegi mulle peegeldab. Vahet pole, kas see on lapsed, kliendid, elu, kõik, mida nad peegeldavad, ma saan neist aru. Aga teate, kõige hullem on olla seal, kus sa oled see mitteteadlik inimene. Ja siis sa oled seal enda sees, sa viid ennast täiesti sinna stressi, kui sa ei näe läbi nendest mängudest. Sa võid täielikult viia ennast stressi, kui sa ei näe läbi mängudes. Kui sul on rahatriggerid, kui sa selles mõttes ärritud hindade peale, ärritud minu hindade peale, siis see on sinu sees. See on sinu sees, kus sa ei näe seda väärtust endas. Ja sa ei näe ka võib-olla rahas väärtust. Sa näed ainult töös väärtust. Ja kui sa kogu aeg näed töös väärtust,
siis ongi ju, siis sa eladki selles paradigmas, millest kogu sinu esivanemad on elanud. Aga kui sa hakkad nägema väärtust iseendas, siis sa saad ju kogu oma maailma muuta. Sa saad teha täpselt nii, nagu sina soovid. Sa ei pea tegema seda tööd, mida sa ei taha. Mitte never ever. Sa saad teha seda, mida su hing soovib. Ainult seda. Aga sinnani on vaja jõuda. Sinnani on vaja jõuda. Ja see tähendabki seda, et kui sa jõuad hingeni, sa jõuad rahuni, sa jõuad iseendani ja lood sealt elu. Sa ei pea mitte midagi muud tegema, kui kuulama ainult oma hinge ja tegema neid asju, mida su hing tahab. Kogu aeg kuulad ainult seda. Aga ärevuses ja depressiooni inimesed, see ei kuule mitte midagi. Ta peas on ainult, kuidas saaks raha, kuidas saaks tööd, ehk siis see fookus on ainult ellu jäämisel. Aga elamise energia on see, kus sa tuled ühendusse endaga. Sa saad aru, mida maailm peegeldab sulle ja sa liigud elus edasi, kogu aeg liigud edasi. Ja see ongi see ongi päris elu. Enne seda ma elasin seda illusiooni. Täna ma võin öelda, et ma elan päris elu ja see päris elu on see, kus ma olen ühenduses iseendaga ja aitan inimestel tulla samamoodi siia kohta. Küllusesse. Küllus ei alga sellest, et sul on palju raha. Küllus algab sellest, et sa oled ühenduses iseendaga. Et sul on tervis, et sa saad aru, et sul on õhku hingata. Sa saad aru, et sul on süüa. Sa saad aru, et sul on seda. Ja kui sul ka seda ei ole, siis on see koht, et sa oled ise seal puuduse kohas. Sa oled ise selles puuduses, kus sa ei näe, et sul on kõike piisavalt. Ja see on mäng sinu sees. See on täielikult mäng sinu sees, kus sa tunned iseenda sees, et ma ei saa hakkama, ma ei ole piisav, mul ei ole piisavalt ja need on need ohvrimängud. Nii et kogu elu annab sulle kogu aeg märku, et sa saaksid tõusta. Ja see ongi okei, kui sa seda valid. Nii et minu lugu oled sa siin kuulnud, teadnud ja ma sellepärast ütlengi, et palun jälgi oma peegeldusi, mida maailm sulle näitab. Sealt on väga lihtne jälle edasi minna. Väga lihtne. Kui sa sellega endaga pole tegelenud, siis see tundub sulle raske. Ja ma saan aru, ma olen seal olnud, siis see tundubki seda, ja siis sa saadki aru, kuidas sa oled elanud selles sünteetilises maailmas. Töö on oluline, raha on oluline, aga kes on kõige olulisem? Ainult sina. Sinust algab kõik, ainult sinust. Sina tood kõike, sinu energia toob kõike. Mida rohkem on sul energiat, seda rohkem saad sa raha vastu võtta. Mida vähem on sul energiat, siis sa jõuad ainult ellu jääda. Ja nii see käibki. Nii et kogu sinu elu sõltub ainult sellest, kui palju sul on eluenergiat, kui palju sa saad aru, kes sa oled, miks sa oled ja see kõik ongi see pool. Nii et mis ma tahan täna öelda, ongi see pool, et sa jälgiksid, mis on sinu ajajoonel ja teeksid selle kohe ümber. Sellepärast see on parim viis, mida sa endaga teha saad. Kui mina ei osanud seda teha ja pidin seal uperpallis ära käima, siis täna on minu sõnum see, vaata, mis toimub see ümber. Kui sa hakkad kasvama, siis on selge, et see ei meeldi sinu lähedastele. See lihtsalt on nii. See ei meeldi sinu lähedastele, sest nad ei saa ise mitte midagi veel aru ja see on okei. Igaühel on oma õppetunnid. Ja kui sina hakkad kasvama ja kui keegi hakkab sind alla tõmbama ja kui sa ei julge kehtestada ennast, siis on see vägi vaja sinu sees kätte saada, et sa lubaksid endal kasvada. Algul võibki olla väga keeruline, sest et inimesed on erinevatel arenguastmetel ja nad ei mõistagi sind. Ja sellepärast on ülioluline,
koguneda sinnas mõttes oma kogukonda ja minul on tulemus kogukond, kui sa tahad kuuluda minu kogukonda, et hakata sealt ülesse kasvama ja hakata aru saama iseenda sees olevatest mängudest. Ja kogukond ongi sellepärast, et see aitab sul hoida trackil, sest et mina tulin sellest olukorrast välja ka niimoodi, et ma pidin iseendal kogu aeg olema väga tugev nagu trackija, sellepärast et kui hirme on energias palju, siis sul tuleb kohe trackida see välja ja kohe tuua fookus uude kohta. Ja see mäng sinu sees nõuab hästi palju distsipliini, järjepidevust ja kogu aeg iseenda energia kaardistamist, iseenda mõtete kaardistamist ja iseendast arusaamist, mida maailm peegeldab. Nii et sellepärast on nagu ülioluline, et inimesed jälgiksid ennast ja oskaksid endaga tööd teha. Ja sellepärast on ka see kogukond. Kui sina otsid täna kogukonda, siis panen siia lingi, me kogume kokku need inimesed, kes tahavad kasvada. Nii et tänane sõnum ongi see pool, et sa ei jääks sinna selles mõttes sinna ohvri rolli ega ei jääks sinna kannatusse, vaid sa selles mõttes saaksid edasi, sest mina liigun täpselt samamoodi edasi ja need, kes on altpool, saavad edasi tulla. Ja kui sina oled juba siinpool, siis sa saad järgmisi aidata edasi. Eks see ring niimoodi käibki, et me saame kõik teineteist aidata järgi. Nii et ära jää sinna pimedasse kohta, vaid küsi abi nendelt, kes on välja tulnud sellelt teekonnalt ja mis ma ütlen ka see pool, et kehaline pool on see, mis tegelikult tahab veel järgi aitamist, sest et kui me muudame ära sinu energias asju, siis keha on vaja natukene rohkem ise järgi aidata, kas siis käia massaažidel või siis nõelravis. Mina kasutasin hästi palju homopaatiat, see aitas mu kehal järgi tulla ja samamoodi käisin erinevates seda, et keha saaks järgi tulla, sest kui keha on olnud väga nagu selles raskes kohas, selles kannatuses, armastuse puuduses, siis on vaja teda reaalselt järgi aidata. Energiaseanssidega on siis see pool, et sa saad aru, okei, ma olen siin, okei, ma ei taha siin olla. Eks see on see pool, et närvisüsteem, mis on ülimalt pinges, hakkaks maha rahunema ja just selles osas, et inimene saaks hakata nägema väärtust iseendas. Nii et rahakoolitusel me sellest kõigest jagame. Täna tuli rahakoolitusele jälle uus meditatsioon. Nii et kõik, kes tahavad veel liituda, saavad tulla. Ja nii see ongi. Nii et mina igatahes tänan kõiki ja kes tahavad, kirjutavad mulle imelist päeva. Tšauka!